autosse. Miks seda kuulete juheks? Laivis või? Ta natukene võtab, issand, aga see on nii... Kas me olime juba minekul või? Mulle peab ütlema, kas me oleme kõik ilusti kaadris. Olete. Okei, 0-0 on. Käib või? Kas ma vajutan midagi? Ei, ma panin, ta peaks ütlema hästi. Kas üleval on punane või? Juba laivis või? Juba laivis, jah. Miks sa niimoodi tegid meiega nüüd? Ma ütlesin, et cold open tuleb ju. Simmo! Simmo ka vaan. Esimest korda. Tõesti, esimest korda. Kenno, mis jamad? Tere, tšau. 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 Ma nüüd olen nii tšau. Kas me ootame? Joon siin omale äkki. Kuidas tullakse veel hordidena sinna peale? Tulge. Tulge, jumal küll. Kutsuge sõpru. Kutsuge sõpru. Nüüd läheb põnevaks. Võta see analoog telefoni, helista sõbrale, sest mobla on praegu käes ja see helistab. Just. Saad share'i nuppu, saab ikka vajutada. Jaa, saab. Kes share'ib, see keerib. Tulime jälle siia kööki kokku. Sorry. Okei, 3, 2, 1. Tere, mina olen Kristjan, minuga koos on... Kristel. Marti. Miks minul küll K-tähega nime pole? Karti. Täna mina olen Karti, täpselt. Kristel Parti Karti. Täpselt. Ja meil on nüüd 6 aega kogumispäeviku challenge'id selja taga. Tahtsime kostitada teid veel ühe laiviga, kus me saame natukene kokku võtta seda kõike ja loosida pisut auhindu. Just. Ma arvan, et see oleks väga mõistlik asi, mida teha pärast seda pikka. Minu arust peaksime meie ka midagi saama, aga me saime vist nagu selle kõige kallim asi ja väärtuslikum asi on inimese õpetamine. Kuidas see on? See on väärtuslikke õppetund. Tegelikult üks asi, mis mina nagu, kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin, et varasemalt, kui mina olen teinud vaata niisugused nagu eksperimente ka enda keskel, siis mina olen mõeldud selle peale, et mul ei ole mitte mingit süsteemi olnud. Ehk siis ma olen selle peale võtnud, et eesmärk, ma nüüd hoian kokku ja ma olen kokkuhoidlikum olnud. Ja ma ei võtnud endale just sellised nagu mingid, nagu praegu me tegimegi, vaata, mõtlesime nippe välja, kuidas seda teha. Ja selline süsteem puudus, et ei olnud sellist, kuidas me siis ütleme, nagu plaan. Et seda plaan oli see puudu. Et see oligi see, et nagu ma hakkan kokku, tõesti ma hoidsin mingitelt asjadelt kokku, aga nagu ma ütlesin, et minu nädalavahetused olid alati niisugused kohad, kus ma oli see, et ma olin juba nagu kokkuhoidlikult olnud, on ju. Ja mul olid kindlad plaani, siis ma läksingi nädalavahetusel oligi mingi... Lasid vöö ühe panda võrra... No põhimõtteliselt oli see, et mõtlesid, et nüüd ma võin küll minna välja sööma või midagi niukest teha, on ju. Aga tegelikult see distsipliini kasvatamine, see harjumuse tekitamine on see, mis ma arvan, et meie siit välja, mina vähemalt isiklikult siin välja sööma. Ma arvan, see oli meil kõigil tegelikult. Ma ütlen ühe asja veel vahel ära, et kõik, kes te olete vaatama tulnud, aitäh, et ma panin sinna pealkirja ka, et kommenteerige ja sest me loosime veel lisaks nii-öelda sellele challenge'i põhiauhindadele ka täna veel paar niisugust ekstra. Me kõik võtsime kaasa midagi, mida teie vahel välja loosida, kes te kommentaaridesse kirjutate oma lemmik siis säästunippi, mis teil on kas kogumispäevikust jäänud või ise endal on mõni hea nipp, mida veel viimane võimalus jagada. Ja muidugi võib kirjutada ka meile küsimusi või kas teil on midagi tekkinud, millest te pole aru saanud. Jaa, me vastame, ma arvan, meil on tublid inimesed kaamera taga, kes saavad meid aidata selles. Just. Väga hea. Kas me näitame ka, mis me... Sest kõik teavad juba tegelikult seda, et mis on plaan... Me saime oma sotid kokku. Sotid saime kokku. Sotid koos. Sotid on selged, jah. Need me loosime lõpus välja. Need on meil siin. Ja mida me kommenteerijate vahel loosime? Marti, mis sa võtsid kaasa? Mina võtsin kaasa veel särgid, mis ei ole müügis. No vahepeal oli siin, kes käisid meie laivil, said sellise särgi siis osta. Need tulevad uuesti loodetavasti selle nädala jooksul. Mis on Brand Smoking New või? Brand Smoking New. See on nagu second edition. Esimene edition müüdi täiesti välja. See on nüüd second edition natuke teistsuguse põhjasärgi all. Ja täpselt samamoodi samasugune. Nägu on peale minu sinised silmad. Minu sinised silmad. Või siis Behind Blue Eyes. Jaa, sa oled selle särgi taga. Behind Blue Eyes. Kes originaalis esitas keegi teine? Ma teadsin seda, aga mul on see ununenud. Mingi igal üle, särk. Ükskõik suuruses, kas naiste või meeste omas. Anname suurust, me anname särgi. Kristel, mis sa teid? Mina kunagi mõned kuud tagasi disainisin Kuma disainile siis ühe liblika ja kuna mul on üks oli niimoodi meeldivalt niimoodi üle, siis ma mõtlesin, et ma loosin siis selle välja. See on minu enda tehtud disain. Väga kaunis on ju. See särk mul on ka sulle enda disainitud? Oli selle särgi ma siin internetist, see on mu teine lemmik kuntsidega mees. Aga okei, sorry. See on käsitööd, see on nahast, millest see on? Ei, ma ise ei teinud seda. See on print siis? Sa panid disaini? Ma panin disaini, saatsin nendele, nad tegid... Pidin Farina, vaatasin, juba oli valmis midagi. Mina olin kõigest disainer ja kõik muu tehti mujal, aga ühesõnaga, jah. Selle annad siis sina? Mina annan selle. Mina annan
turundus Järgi. pani meile vahva koti kokku, ma ise ei pane oma kotti kokku ja mulle teeb turundus siukseid asju, et siin on asjalik kott. mul pani ema kuni esimese klassini kotte kokku ja siis pärast pidin ise panema kokku kotte. Et sina pole Sa ikka. põhimõtteliselt alustasid teises klassis kokku kotti panemisega. Jaa, täpselt. Kõik olid seda pannud juba 1 aasta, sa olid mingi what? Jep, ja mina pidin teises klassis panema ise kokku. I feel for you. Aga sa siiamaani tehakse ma ei tea mitte midagi, ma ei söö paelugi isegi kinni, mul on selle jaoks abi mul on alati. ülihea meel, et oskate oma kotte kokku panna. Aga oota, aga siin on metatasand ja siin koti sees on veel üks kott. Conception! Siin on hea conception, et siin on kõik siuksed väga... Uus veepudel või? Ma kaotsin oma veepudel ära. Ma ka Siis kusjuures. kommenteeri ja sa võid... Ma kommenteerin. Vaata, Tuleb mul siuke siin veepudel. lahtisegi live. Miks? Oota, me peame seda Oo. seerima. Mis see siis Kuule, meil läheb live hoopis selle peale, et teleturuks üle ma võtsime. vastan sulle kähku ära selle, miks see on, mina küsin seda sama asja. See on selle jaoks, et kui mõnes kohas on kraan on nii madal, et sa ei saa tervet pudelit pikuti panna. Mine Tootedisain. pekki. Tootedisain. Vau! Jaa, ma olen mõelnud selle peale küll, nagu vetsudes on ju nii Jaa. need väiksed mingi See kõlab nii matkad. halvasti, kui see vetsus rääkib No, kuhugi vett lasta. Aga jah, põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt küll, no selliselt nagu Lähme sugar vesi on vesi nii ju. see on, jah. Ja siis on, meil on veel siin üks akupank, et saaksid oma telefoniga meie mobiilipangas raputada ja oma kontojääki kontrollida, et asjad oleksid kontrolli Kas te all. raputasite? See kuu. Mina Raputasin. raputasin. Ma läksin mööda, ma nägin Sa nägid mind seda. tänava peal raputama? Ma sõitsin, kui ma bussiga sõitsin, siis ma nägin ühte billboardi seal, ütles, et raputa 3 korda ja siis on korras. Ja siis on jõulukingitud tasuta kätte. Ma täiega loodan, et ma raputasin vajaliku koguse raputamist. 3 korda oli tegin- vaja. Jah, aga mul... Ja ma raputasin kogu aeg, kui ma seda Ma igaks juhuks raputasin ka rohkem, et oleks, siis on uhkem ja kindel. Aga ma raputasin nagu ühel päeval 2 korda, kas siis läheb ikkagi... Ja, ma arvan küll. Okei. Midagi. Nii et sa oleks võinud järjest ainult raputada. Ütti ära raputada, ma arvan, ei usu, You gotta shake. me võime ITS-i pärast kõne panna, äkki saame mingi, äkki tuleb veel, et see... Aga äkki tuleme, vaatame edasi, et mida me ootasime neilt? Nippe. Nippe, Ja jah. postitage siia Kommentaaridesse. kommentaaridesse nippe ja küsimusi meile ja nippide postitajate vahel siis losimegi Ja. need välja. Turunduse kott, Kristeli disainitud liblikas, Kuma Design House'i jaoks ja Marti fännisärk. Just nimelt. Kuulge, aga ma küsin kiirelt, kuidas teil läks siis see novembrikuu challenge, et Marti tegi alguses juba otsa lahti, aga tiigime... Mina, nagu Tiigime see, sisse. nagu tegelikult läks väga hästi läks. Et hoidsin ilusti silma peal terve siiamaani hoin silma peal väga sellel kõigil asjal ja nagu ma ütlesin, et see harjumuse sai sisse ilusti. Ja selles mõttes, et ma seadsin endale eesmärgi. Ma pidin selle eesmärgi nüüd ära muutma. Sest et juhtus selline lugu, et ma kaotsin oma kaamera ära. Nii et praegu ma teen oma telefoniga neid asju, et ma tahan jälle taastada oma seda kvaliteeti, siis ma pean oma selle nagu seda suurendama, seda thresholdi ja ikkagi veel säästma edasi. Ma arvan, et see on hea eesmärk ikkagi tegelikult. See jala õige asja ukse vahel, Et jah, et hoida. toetust on siin jätkuvalt nüüd, et sa saaksid pikendada oma protsessi ja koguda kokku suurem summa. Täpselt. This is the aim. Ja kuidas sul läks, Kristel? Mul läks toredasti, oleks võinud toredamini minna, ma natukene olin lohakas ka, eks ole. Me kõik olime, ma arvan, natuke lohakad ka. Et jah... Kusjuures, ei, mina tegin niimoodi, ma ütlen kohe, ma kattisin endale alkoholi täiesti välja, ma isegi kattisin liha välja. Et selles mõttes, et ma tegin endale täiesti niisuguse nagu distsiplinaarse kuu. Aga see on väga põhjalik, siis sa võtsid Ei, nagu ma mõtlesin ka selle pealt nagu, et meie mitte nii põhjalikust kompenseerida, siis saad Jah. nagu full Heastas meie vahel. nagu mõtlesin, et seda, et nagu, et kui teha, siis teha juba korralikult. Põhiline asi selle asja juures on distsipliin. Nagu ma ütlesin, et distsipliin on see nädalavahetusel, üks nädalavahetus tõesti mul oli see niisugune, et esimene nädalavahetusel mõtlesin, ma olin nii tubli, vaatasin seda tulemus, oli nii hea, siis mul oli kohe nagu... Ma tean, et see lõpus võib tulla niimoodi, kui sa tunned, et sa oled ikka nädal aega tuvisti vastu pidanud, sa tahad ennast kuidagi kohe hellitama minna, et see võib olla kõige mõistlikum asi, mida teha. Võib hellitada, aga siis mitte rahaliselt või nagu rahaliste vahenditega. Jaa, Hellita muud moodi. see tuli ka päris nagu need snippidest ka minust välja, et see iga reward või tasu ei pea olema sul see rahaline, et see on See võib olla ükskõik mis, aga mitte rahaline. Mine jaluta näiteks. Neid asju tuli väga palju, et kasuta seda, mis sul ümber on, naudi seda, mis tundub veits siuke nature too much, aga nii on, et selles mõttes, et sul on antud siia igasugused rabad ja kõik mõnusad kohad, kus käia, olla ja teha ja vaadata, et paljud asjad on tasuta ja sa ei pea iga kord minema mingisugust summat välja käima, et ennast... Kas või... Päris uisutama minna ei saa, pisut külm pole, aga varsti äkki saab. Aga kõige äärmisem juht on nõnda, et räägid sõbraga kokku, et davai, sina tood söögiasjad näiteks, mina teen söögi valmis
tuled minu juurde ja siis mängime näiteks lauamänge ja siis on nagu sina annad miljöö ja tegevused ja sõbral tuleb ainult kohale tulla ja poest läbi käia. Kusjuures mul tekkis ka mõte tegelikult üks huvitav asi, mis ma nagu tegelikult mõtlesin nagu üleüldiselt nagu sõpradega on tore koos olla. Pühapäevased asjad. Mõtlesin, et ongi pühapäevane brunch oleks tegelikult jumala tore. Me oleme üritanud teha seda oma sõpradega. Nii vähe kui on juhtunud, on väga tore on tegelikult. Et see, ma kujutan ette, et pühapäev, ma olen ise mõelnud endamiselt nagu pühapäevane brunch, kus kutsudki kõik sõbrad enda juurde ja see ongi see, et nagu kohale. Ja siis on see, et nagu see niimoodi võiks nagu olla niisugune, mis käib ringi ja siis peab ära jagadagi, et keegi toob söögi, kellel on miljöö ja siis on veel nõudepessija ka. Jah, ja ongi, kõik on meeskonniti. Sul on laudkonnad. Ma hakkasin praegu mõtlema, et kas see oleks nüüd samm kõrgemale või samm madalamale, kui sellega liita veel book club, et pärast... muidugi see on... Kas see samm kõrgemale või samm madalamale? Samm kõrgemale. Et kõik on võtnud selle nädala ja lugenud ühe raamatu läbi ja siis nad arutavad seda ja siis söövad oma neid... Või siis, kui on pakse raamat, siis panete, et okei, me jõuame kõik ühiselt, jõuame kõik 150 leheküljeni, siis saame kokku ja räägime, et arutame, mis on juhtunud, mis võib edasi juhtuda. Pole mitte kunagi sellist asjast osa olnud muideks. Hakkame tegema siis... Järgmine grupp tuleb teha Book-club. Sest et vaata, nüüd on see, et pühapäeviti näosaade sai nüüd läbi. Sul ei ole midagi teha enam. Nüüd ei ole enam vaadata midagi. Nüüd on küll. Mina olen raadios. No vaadata. Mitte midagi enam tehaks vaadata. Aga siis võidki raamatut lugeda ja Martit raadiost kuulata. No nii, küsimus tuli vahel. Üks küsimus tuli Hanna-Marta Tsäkkolt, et kas järgmine kuu plaanid uuesti koguda ka? Mina juba ütlesin, et mina pean edasi, mul on see, et mina kavatsen nagu... Aitäh küsimuse eest. Jah, kindlasti, väga suur. Mina ütlen selle kohta, et nagu ma ütlesin, et see, kuidas me ütleme, see harjumus, see ei ole üldse halb harjumus. Et hoidagi mõelda selle peale, et see tekitadagi niisugune kindlasti. Mina kindlasti selle peale seda harjumust tahan hoida ja jätkata seda, neid mõtteid, mõttelaadi. See oligi mu järgmine küsimus, et mida te plaanite siis pärast seda nüüd, et Marti on kindlasti selle asjaga jätkuvalt tegelenud, Kristel. Ma arvan ka, et ma üritan vaikselt, et ilmselt juba, mingid harjumused on nagu juba sisse ka vaikselt jäänud, et ongi see vesi ja jutud. Et tegelikult ilmselt ikkagi mingid asjad kuu ajaga, mis on sisse harjutanud, need on raske välja harjutada. Pluss eriti, kui sa näed, et sellel on su rahakotil nagu teened ka tehtud. Ma räägin, et sellel oligi kõige naljakam. Ma tegin üritasin oma viimast videot ka panna meile siin, aga see jäi midagi pärast ära, sest aga ma rääkisin seal ka sellest, et nii kui hakkas tulema see esimene, alguses oli raske, aga nii kui hakkasid tulema need esimesed näited sellest, et sellest on kasu, et sul jääb midagi alles ja nii edasi, sul tekkis kohe motivatsiooni, et jätkata sellega. Aga teine asi, ma lihtsalt korra ütlen ära selle vahel, et mis mina avastasin, oli... Ma läksin õudselt tiibiks selle väga filosoofiliselt, aga mõte oli selles, et mina kiirustasin hästi palju, siiamaani kiirustan, ma kuidagi rabanen hästi palju asju ja siis ma nagu ägan selle koorma all, et kui sul toimub mingi ühelt asjalt teisele hüppamine hästi kiire on kogu aeg, siis sul ei ole ka seda jaksu oma seda seda eesmärki nagu hoida, et sa lihtsalt teed mingid impulssoste tänu sellele, et sa jõud näiteks kaasa teha. Täpselt, just ongi see, täpselt mina olen ka enda puhul nagu ongi see, mis on see planeerimine. Et tegelikult võib-olla peale selle, et nagu planeerida oma rahaasju, planeerida ka oma liikumis juba eelneval õhtul ära. Et siis sa tead täpselt, et nüüd mul on see hetk, et ma pean sööma, muidu sa oled hängri nagu. Jaa, aga vaata hängri on vihane siis ongi see, et sa hängri, sa oledki hängri ja sa lähed ja siis sa lähedki poodi ja sa vaatad ja sa võtadki selles mõttes, et kõige tutskema asja, mis sa saad, vaatad, sa koti ka, kui palju see maksab, sa lihtsalt lähed ja haarad ja sa oled aga vaata, see ongi säästmine on tegelikult mingis mõttes täpselt samamoodi nagu kaalust alla võtmine. Sa pead planeerima seda, sa pead mõtlema ette, taha, kõik külje peale, sest et muidu on see täpselt see, et hakkad kiirustama ja siis, kui sa kiirustad, siis sa võtad suvaliselt asju, siis sa maksad suvalisel hetkedel mingite asjadest, mis võib-olla ei või, taksokulud näiteks. Jaa, see läheb ka kiirustamise otsa tegelikult. Et ongi see, mina olen täiesti klassikaline näide sellest, et ma ei jõua mitte kunagi õigel ajal õiguste kohta, sest ma hakkan liiga hilja liikuma ja siis ongi see, et takso tuleb ja kõik jutud, värgid-särgid ja siis ongi, maksad selle eest, et oled veits aeglane. Täpselt. Mina tundsin seda väga hästi, ma hakkasin ka
kuidagi sihukest hommikust aega veits nagu, ma tõusma tund aega varem vähemalt, et ma mitte nüüd küll iga päev, aga mul oli niimoodi, et meil on jõusaal all, et ma sain jõusaalis käia, et ma hakkasin hommikul tulema, et ma saaks hommikul teha jõusaali, mis tähendab seda, et ma ärkasin varem, ma sain oma pudru teha, ma sain oma asjad kaasa panna ja see meeletu nagu energiaboost, mis tuleb sellest, et kõik asjad on kontrolli all. It's best. See on nagu parim asi. Tegelikult ka, et kui sa jõuad veel trenni ka, see annab sulle nagu selle parema pungi alustuse sellele päevale ka. Kas või 25 mingi joosta hommikul, tähendab, ta tõmbab su meele puhtaks ja kui sul ei ole... Kui see on mul tee peal minu enda tööle, kas ma ka siit läbi tule järgmine või? Tegelikult ei tohi, aga ma pean rääkima. Äkki me saame midagi kokku timmise. Saan ka kokku hoida. See oli, on lepingus kirjas. Mul ongi see trenn. Kuule, aga kes teil seal silma jäid nendest? Sest et meil inimesed oli nii tublid kaasa. Jaa, et need inimesed, see grupp kasvas ju kohutavalt suureks tegelikult. Ja seal oli väga palju, minu meelest, te olete kõik olnud nagu väga vahvad, et kes te oma mõtteid jagasite ja kes julgesid üldse panna selle eesmärgi välja. Panna julgelt pildi ja kommenteerida seda julgelt, et minu meelest see oli väga vahva, et mis teil silma jäi seal? Minu oli see, et minul oli see nunnumeeter oli laes, kui selle esimesed olid kohe koerad, siis mõtlesin, et fuck, miks me selle peale mõelnud? Aga tegelikult koerad hästi palju oli minust inimesed, kes soovisid kutsusid võtta ja sellele ma leidsin tegelikult väga ilusa lahenduse ka, et kõik tahavad võtta tõukoer ja ma ise tahaks ka võtta tõukoer, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes siiski on nagu tore minna ja vaadata ka varjupaigast läbi. Et selles mõttes, et nagu tõesti seal on pühade aeg. Pühade aeg, täpselt pühade aeg teha head ja leida siis sealt endale tõesti niisugune nagu tore nunnu kaasa, et see ei pea olema kindlasti nagu tõukas. Ja, sest tegelikult koer hoiab. Tegelikult on koer, ta armastab sind ja selle armastuse vastu sa ei saa, sa armastad niikuinii teda vastu. Ja seal varjupaigas võib mõni krants koer olla nii nunnu, et ta teeb kõigile tõukoertele teeb ära. Täpselt see on sama aja, kui sa ootaksid mingit ülipüssi tšikki kogu aeg ja tegelikult see on nagu mingi täiesti tore tüdruk silmi. Just, sa ära vaata asju, ära vali asju teiste järgi, vali asju, kes sulle sobib. Täpselt. Endal on hea temaga. Mingi lontu tõesti võib olla kõige parem sõber, kui see välja timmitud Pluss tegelikult ju krantsid pidid olema vastupidavamad koerad. Elukogenud, väike siuke. Vastupidavamad ka, sest ta nagu vaata nagu segunenud. Jaa, sest sa ei ole ühes geenipuulis kogu aeg. Jah, sest ma arvan, et koertel on ka ikkagi see, et nad nuusutavad välja, kellega võiks hea kaaslane olla, kellega tuleb terve kaaslane. Ja seal on nagu ikka täiesti ise valitud. Ma olen krantsi usku nüüd, kui ma hakkan võtma, ma arvan, tuleb. See on juba ette eos kokkuhoitud raha, sest et tegelikult nagu tõukoeraga tulevad nii paljud muud väljaminekud veel juurde. Paberid ei ole vaja nendega, mis maksavad ka mingid load. Kõik asjad nagu... Kui sa veel peaks pojad saama sellele... Siis on vaja eripoest toitu. Poegi sa ei saagi saada, sa pead poegade jaoks minema veel näitustele, mis on omakorda, veel omakorda taks. Nüüd võtame need mõnnud krantsid. Mis sa, Kristel, mis sul silma jäi? Mul jäi silma muidugi see, mis oli vist isegi ka päris suure osakaaluga, et inimesed on võtnud et reisimine, et enam ei ole see, et see aeg on läbi saanud, kus kõik tahame materiaalseid asju, käega katsutavaid asju, et me oleme aru saanud, et kogemused, tahame nagu seda pagasit, mida me igale poole saame kaasa võtta, oma ajupagasit suurendada, mis on ülitore, sest et ka mina hullult tahaksin reisida ja tegelikult üritangi vaikselt sinna reisi poole ennast ajada, et vaatad, kuidas sellega läheb. Minagi tahtsin reisile minna, jah. No nüüd saad ka aga jaa, reisimine, üli hea asi, mille jaoks kokku hoida. Sest et see raha, mis sinna läheb, kõik need kogemused ja kõik see... Materiaalne kulub, aga see emotsionaalne jääb. See jääb siia või siis siia. Või siis ikkagi lõpuks tagasi materiaalsesse vahendisse, mis pärast läheb kotti. No sa võid ju muidugi käia ka joonistada kõik need ilus. Ei, sa oled juba ära näinud siis. Aga kas teil nimeliselt on ka midagi tuues, et mõne kogu ja... No me oleme siin... Kõik on niimoodi, vähemalt kaks ära mainida mõned nimed, sest te olite ikkagi nii tublid. Mina tegelikult peale selle, et kutsusid olid siin nagu hästi palju. Mina tahaks ära mainida selle Karol Patra L. Ma loodan, et ma ei teinud kuidagi liiga su nime hääldamisega. Aga oli üks tore tüdruk, kes nagu... Alati ma hindan noori, kes teavad, et neil on nagu siht paigas ja mida nad tahavad teha. Et ma olin ise ka nooren selline, et ma teadsin, et tahtsin teha muusikat mingi hetk, siis ma nagu niimoodi olen vihtinud, et kui sul on nagu olemas see sisemine kirg, et seda nagu toetada ja selle poole minna. Et oligi, et tüdrukul on siin, et ta see õmbruse disaini
nagu seda arendada enda poolt. See oli lahe tüdruk ja mulle meeldis. Et ta oli tõesti 13-aastane tüdruk, kes juba teadis, et tal on vaja nagu koguda raha selle jaoks, et panustada millegisse, mis talle tõesti väga meeldib, mitte nagu see, et nagu mis teda võib-olla arendab edasi ja mis ei ole mingi niisugune asi, mis võib-olla nagu tulevikus, miks mitte olegi see, et mul on tema töö või sissetulek. Pikema perspektiivi mitte töö, vaid asi, mis talle meeldib, mis toob talle elatist. Jah, see on väga lahe. See on see harva esinev case, kui su töö on su hobi, su hobi on su töö. Just. Aga temal oli lahe, ta lahenes seal mingi vist suht kohe ka mingi, ta sai kingiks või midagi, ta sai minu arust mingi mannekeeni, mille peale saab neid kostüüme mõelda. Tal kohe, nii kui ta oli postitanud, tal paar päeva hiljem sai juba mingi asja sai juba kätte. Jälle, mis näitab jälle seda, et mõnikord tuleb ka kõige sellisemad, ükskõik mis su soov ja mis su eesmärk on, postita see siia gruppi. Äkki on keegi, kes saab sind aidata mitte ainult sellega, et annab sulle head nõu, vaid ma ei tea, tahan uut diivanit, hakkan selle jaoks, kuule, mul ostsin just 3 diivanit, üks ei mahtunudki korterisse ära, võtta vendale. Ja siis inimesed istuvad, üks istub oma kodus, teine istub oma kodus, ühendavat gruppi pole moogistatud. Ma käingi tihtipeale niimoodi impulsiivselt osta tegemas mööblipoes, et vaata nagu, võtsin ühe, teisega 3 tükki juba osta korvi saanud. Kus ma panen nendesse? Täpselt. Mis sul oli? Mul on 2 inimest, kes mulle väga jäid silma. Esiteks ma tooks Signe K.E. oli kuidagi niimoodi see kasutaja nimi, kes kirjutas sellest, et tema näeb lapse pealt. Et laps hoidis kokku ja nüüd ostsid just hiljuti läpaka selle raha eest, mis kokku sai hoitud. Ja nüüd tal on juba, lapsel on uus eesmärk, jalgratas ja selle raha jaoks ta korjas marju vanaema, vanaisa juures ja nägi vaeva, ehk siis tal oli eesmärk ja nüüd lapsevanem tundis, et ma peaks ka õppima sellest. See oligi see vist postitaja, kellel laps oli siis, tema lapse näide oli see, et tema hoopis motiveeris ja innustas siis nagu lapsevanem, et see oli nagu siuke left field variant, et sain nippa oma lapselt ja enesekindlust ja kuidas koguda. Ja mis on jälle, tuleb ringiga tagasi kogu selle grupi eesmärgi juurde, et ei ole, siin võib muna väga edukalt ka kana õpetama hakata, et see ei ole vanusepiiranguid siin ei ole. Kes kellele anda võib ilusaid ideid. Selle tarkusel ei ole. Õppetunnil ei ole vanust. Just. Ja ma ei tea, ma vaatan, tegelikult mul on väga suke lastele orienteeritud nagu selline valik, et teine nimi Eike Kreek, kellel oli siis eesmärgiks võetud, et lapsevanema hüvitise lõppedes ta tahaks ikkagi, et laps on liiga noor, et teda lasteaeda panna, et kogub selleks, et olla lapsega veel kodus, mis on minu arust nii armas eesmärk, et lasteaiad on ju ka tegelikult esiteks nad on juba nii kallid ja teiseks on see, et ma ei tea, kui kaua seda lastevanema hüvitist saab, seda ei saa väga kaua. Jah, ta oli aastake natuke peale vist. Aga mul tuli siit selle Eike alt tuli veel, ta mainis seal ära ka, Eike sa mainisid, kui sa vaatad. Et minu meelest see oli sinu postitusel ka, et kus sul üks nipp oli, et teha lisatööd natukene, lisatöö otsi ja see kõik, mis tuleb, ja seda ma nägin teistelt inimestelt ka, kes soovitasid, et kui sul saad lisatöö otsa, see raha pane täiesti kõrvale. Seda tuli hästi palju. Minu arust see oli üks lahedam asju, sest ma olen ise ka seda teinud, et alati võib juhtuda, et sul mis iganes saad kas lund tükata või muru niita, alustades millest iganes. Ja see pane kõrvale, sest see on tulnud kuskilt, sa ei pea seda kohe panema kulusse. See oli väga hea nipp minu meelest. Ja kui me nippidest räägime, siis mul on tegelikult üks nipp ka veel. Tegelikult ma kunagi väiksem olin täpselt selline, kui see ilutulestiku aeg tuleb kätte. Et samamoodi, et see ilutulestik oli see, mis asi, mis läheb lihtsalt nagu päikse oli mingi eriti vinge, vaata. See tuleb ja läheb. Ongi, see tuleb ja läheb ja selle see nagu täiesti mõttetu väärtus. Nüüd ma saan aru, millest sa räägid. Täpselt, igal jah. Siin oli üks nagu Andres arendid kuidagi välja selle, et ärge nagu kasutage seda ilutulestikku nii palju, et kutsadele jällegi. Sest kutsad lähevad niimoodi närvi. Aga mis ongi minu jaoks nagu huvitav? Tegelikult, mis mina nägin, jälle mu kvartalis. Laula ei ole üldse nõus. Kui pauku, siis pauku. Aga tea mis, ma käisin eelmine aasta nagu, mina veetsin oma eelmise aastavahetuse Orlandos. Miami's, mida Orlandos, Floridas. Ja me läksimegi selles mõttes, et nagu, mõtled ka, et nagu eestlane ikka lähed kuhugil nagu centrisse, on ju. Läksid keskline vaatasid, ootasid, 0-0 käis ära. Nothing going on. Nothing going on, ma olin mingi. Et selles tegelikult see oli nagu väga huvitav kogemus, et tegelikult võiks ollagi äkkigi üks koht, kus inimesed saavad minna ja lambata ja paugutada, kes tahavad näha seda. Mis puhul see oli siis? Või seal oli mingi seadusega midagi? See oli kõik keelatud, ma ei tea vist. Nendel on ainult Disneylandid ja muud. 4. juuli on ainuke. Independence Day on see, mis nad panevad. Kuna nendel on relvad, vaata on nii kergesti kätte saadavad, siis kõik arvavad kohe, et on relvad. Aga sellega seoses mul tuli mõte.
mis aitaks kindlasti inimestel ka raha koguda või siis võib-olla see on mingi asi, mida veel ei ole, mis on täielik kullapott ja võib-olla ma kahetsen, ma seda ütlen välja, aga samas ma tean, et ma ise ei tee seda. Leiutada ilutulestik, mis teeb ainult ilu, aga ilma pauguta. Silenceri peal olev ilutulestik. Koerad võidavad, inimesed võidavad, kõik on ilus, kõik on äge. Ja mina teen sinna veel liidesäpi, millega, et sa saad oma nutitelefonist kõrvaklappidega kuulata seda. Ja, et kui sa tahad. Kui sa tahad, ja sa saad selle tahad seda lah. Kuule, see on väga hea idee. Startup Day on Tartus 9. lähme. Võtke mugu ühendust, kes tahaks seda raha ja tegema. Just. Oota, ma mainin ka korra, ma tahtsin 2 inimest ära mainida, nüüd ma võib-olla ütlen valesti, oli kas Aine Johanson või Aive, ma vabandan. Et mulle meeldis, et sa tulid tänasid, et sind gruppi vastu võeti, loomulikult võtame sind gruppi vastu. Ja sa kurtsid, et ma loodan, et sa tohib rääkida, et see grupis oli see, me laivame grupis, et tal oli tekkinud mingi krediitkaardi võlg, aga ta kurtiski seda sama asja, et õudselt raske on nagu saada, sest iga kord maksad küll ära ja siis jälle tuleb midagi ja siis sa tahad ja kohe paned selle kaardi ja siis ta ütles kõik, võtan vastu otsuse. Iga kuu maksan tagasi selle kohustusliku ja panen natuke peale ja rohkem kaarti ei kasuta. Ja siiamaani ma saan aru, et ta ise ütles, et tal on seal läinud juba päris hästi, et ta on seda õlgust. See on jällegi motivatsiooni ja luba. Ja üks küsimus tuli veel, et Lee Johanson tahab teada, et kuidas teil selle grupi või selle challenge'i tegemise idee üldse tuli. Lee Johanson. Lee Johanson küsib. Kristjan oskab selle. See oligi see eesmärk, vaata, et tegelikult nagu me saime kokku minu juures, kes siis nägi algusest peale, oli kõige esimene oligi see, et kohtusime, rääkisime omavahel nendest nippidest, kuidas ongi. Nagu minul oligi see, et just, et ma olen nagu eelnevalt pidanud nagu mina seadsin, ma alguselt septembris üksinda eesmärgi, et tehagi siis, et hoidagi kokku selle, nagu ma panin endale budgeti kokku, ma ei pannud endale eesmärki, milleks ma kogun, vaid oligi see, et ma üritasin elada läbi nagu siis üliõpilane. Ja kuna mul, kui ma nagu, see oli nagu mul kuu lõikes läbiv blogi teema, aga poole kuu pealt lihtsalt nagu üks hetk, ma ei puudutan seda teemat, vaata. Sest see oligi see, et mul lihtsalt nagu läks lappesse ja läks nagu budget oli over ja ma võtsin siis sealt kogu juurde ja sealt me siis jõudsimegi ühele niisugusele järeldusele, et tegelikult nagu me ütlesime, koos on parem. Koos on parem. Kuna Kristjan on meil selline rahateadlik inimene ja meie oleme lihtsalt ludrid, kes tahtsid teada, kuidas seda teha ja kuidas seda parem teha oleks. Siis sellega me selle grupi alguse saimegi. Ja alguses ikkagi mõte on nagu olnud kõigil kuidagi peas, et nagu seda tahaks nagu kommunikeerida seda asja, et see on nagu kõige parem on, kui inimene on majanduslikult nagu tunneb ennast turvaliselt. Ja siis me siis ja Martin tuli idee, et teeme grupi ja see niimoodi kui need asjad koostöös tihtipeale hakkavad. Kuulge, loosimine. Mul olid veel paar inimest mainata, aga thanks anyway, et jututeemat jätkub teiseski laiviks. Ma võin pärast postitada oma mõtteid veel sinna gruppi, aga teeme nüüd loosimise. Kumma me enne tegeme? Mida tahate, et me enne teeksime? Kas me loosime meie kingid siin ja kõige lõpus loosime need 100 euro teeme siis kõigepealt kingid. Okei, sellega oli hästi naljakas, et mul on siin, see idee oli hästi siuke lihtne, et kommentaarid scrollivad siin, mina panen selle scrollima, sina lükkad näpu peale näiteks. Aga kelle me esimesena loosime? Kelle asja? Teeme niimoodi, et mina panen näpu peale, siis mina loosin minu oma välja, siis me paneme teistpidi sinu asjad niimoodi. Läheb, seevad silmad kinni panema. Läheb Marti sealt. Pane see näpp valmis ja sutsa nüüd. Okei, nii. Melissa Birgitta Karjus. Ma olen see kuu ikka päris säästnud. Ikka päris palju säästnud. Melissa Birgitta Karjus. Kas keegi sai selle kirja ka? See meil laivil. Meil on laivil üle. Sa said särgi! Ma kirjutan igaks üks üles siis, Melissa. Kõik aploodivad. Nii, kas nüüd on minu kord? Nüüd siis Liblikas. Liblikas tuleb, otsin päris palju. Oled sa valmis, Kristel? Nii, ja ütle, kui sa oled valmis, pane oma näppu, sa oled valmis. Ja nüüd. Okei. Ma vaatan ära. Okei. Ahah. Ühesõnaga, siin on Maria Olen kirjutas meile tohutu Hiina müüri teksti. Hiina müüri teksti. Kas me loeme selle ette? Meil vist ei ole aega, et seda ette lugeda. Tal on need soovitused, need sellised klassikalised soovitused, nii et see läheb ilusti kõik arvesse ja tal on ka kaasa mõelnud. Sa said liblika enda. Kaasa mõtlemise eest sul oli liblikas, Maria. Oota, aga nüüd peab keegi... Nii. Nüüd läheb see turunduse kott. Ma tahaks seda... Ma unustasin kommenteerida ise.
maksama. joo, nii, No nii. Kus on? Täpselt, oota. Ei, see on sama Maria oleks saanud 2 korda praegust. Maria, sa Nii, kahvlesse. nii, oota. Nii, Aga on ta mul näpu all üldse või? nii ja... Artur Soo. Artur Soo ütleb, ära mine kunagi tühja kõhuga poodi. See on hea soovitus, ära mine kunagi tühja kui poodi. Ja sa võtsid endale selle vahva pudeli. Ei, siin on rohkem kui ainult pudel. No kott on siin. Aga põhiliselt mina kadestan Arturit. Kuule, see on tõesti äge. See on hea. Ma arvan, et saate ka. Aga ma ei soovi lubada. No vot. No aga juba lubasid, kõik nägid, nüüd me peame saama. Kõik lubasid, lubatud on. Ma deleedin selle posti. Vaata, kui targalt video ma deleedin ära. Vaata, kui targalt me sulle neid ei luba. Jaa, mis asja. Ma võtan ühendust nendega siin, vaatame, keda nad tahavad. Ja nüüd on 3 erinevat inimest, kes võidavad raha. Just. Jaa. Kas me hakkame nüüd niimoodi... 3 korda kuulsam. Nii. Jaa, vähemalt. Nii. No töö peab tegemist. 3 inimest, igaüks 100 eurot, jah? Jaa. Oli vist niipidi? Kas ma olen õigesti aru saanud, mille nimel me töötame? Jaa, me oleme 100 euro nimel töötanud, ma mõtlesin, et kas me loosime samamoodi, igaüks loosib oma 100 nii-öelda välja. Teeme niimoodi, et võtame kõik koos, või noh, niimoodi, kõigepealt nii. Mina ei taha alustada seekord. No ma ausalt ise. Ma mõtlesin, et võtame kõik välja ja siis... Jaa, võtta välja. Nii. Nonii. Nii. Teine. Nii, ja 100 euro võrra rikkamad. Aga kes see... Oot. Palju pinget siin. Hoiame nüüd sellepärast kauem üleval. Nii. Ma kirjutasin endale. Maria olen. Nii. Esimese 100 eurot. Mina juba tean äkki. Sa juba tead, et... Võitis. Kas sa ütlete? Ei ütle. Sa juba vaatasid, ma pole vaatanud. Mina vaatasin ära, mul on nii... Ja võitis! Irmeli Kokman. Irmeli. Sina said minu 100. Ja ma luban, ma sain selle kokku ka. Jah. Ma siis natuke rohkem, aga okei, nii. Kas sina... Nii. Mina ütlen nüüd, sina. Sina ütle. Okei. Marianne Pihelgas. Sa said minu 100. Ma ei tea, kuidas nad saavad, kas me... Sellega Ega tegelikult. võetakse ühendust. Jah. Kõikide nende asjade nimel võetakse. Tuvi postiga. Nii, tuvi postiga tuleb sulle auto tuvi. Ja viimane. Mari-Liis. Uri. Mine metsa. Normaalne. Nonii. Tubli Mari-Liis. Väga hea. Sina said Marti... Näitame uuesti võitjaid. Kas me paneme raha peale ei tohi kirjutada? Ei, raha peale ei tohi. Ma põhimõtteliselt siin on. Kõik on siin. Kõik on siin. Suur aitäh, et te võtsite meiega koos sellest osa. Aga sellega, et me siin selle raha nüüd välja loosisime, see ei tähenda seda, et me siin grupis ka kokku tõmbaks asjad või see kaugel sellest. Siin lähevad veel põnevad asjad, lähevad edasi, et aidata teil säästa, koguda raha. Meil kõik aitab. Ja noh, teil ja meil ja. Suur tubli grupp. Just, et me saaksime kõik veidikene oma rahaasjadest targemaks. Olen kuulnud, mingisugused tuuled on puhunud, et tuleb ka mingisuguseid päris tarku inimesi meil siin vahepeal võib-olla juttu rääkima. Pead ei anna. Pead ei anna. Nii. Ja Maria olen veel küsib, et millise säästunipiga te ise kõige rohkem kokku võtsite? Millise? Hea küsimus, mul oli see... No minul jääb see ikkagi see taara asi kõige rohkem ja tegemist ei olnud alkoholiga. Lihtsalt ütlen ära neile, kes mõtlesid, et on. Minul oli 2 asja. Peamine ikkagi oli praegu see, et ma sain oma süsteemi paika ja võimalikult tihti töö juurde kaasa teha. Ja see asi läks nagu väga väikeseks, et ma oleks teinud söögi peale kulutusi, et ma ei oleks ise küpsetanud seda toitu. Ja ma jätsin need magusad joogid. Ma ei teadnud, ma nüüd nii palju joon ja ma vaatasin sellest konto väljavõttest, ma olin nende peale kulutanud päris palju, ma sain sealt päris korraliku põhja alla. Just, täpselt samamoodi on minulgi nagu see, et tihtipeale on, no selles mõttes, tihtipeale kui sa lähed ju jooki ostma, mõtled vette ostma, võta siis mingi koola või mingi limpa oleks tahe. Limpsi. Sa paned häälegi, kui palju sa seda... Ja siis vaatad nagu, sa paarkümmend senti ja sa ei pannud paarkümmend senti veel juurde. Sealt läheb, aga teine oli siis see, et see nädalavahetuse teema.
just nädalavahetuse teema on ka see, mis minul oli kõige ja tegelikult põhiline on see ka, et kui on see, et et maksa mingi 20 senti juurde ja sa saad suurema või natukene teise juurde või mingi nõnda. Võib-olla ei pea iga kord neid asju kasutama. Ja pluss veel see, et tegelikult ma ootan väga suure huviga, mismoodi mul need suure perspektiivi või suurema pildi säästumisnüpid on nagu see, kuhu aidanud loodetavasti ma saan teile ka seda jagada teiega seda. Aga see on ilmselt alles detsembri lõpus. No tore! Oli tore, jääme lainele. Kõik on rõõmsaks tehtud. Naudime seda detsembrikuud ja ma arvan, et me võtame teiega jälle varsti ühendust ja saame jälle midagi pulli teha. Aga tšau praegu! Tšau! Säästmiseni! Säästmiseni! Peatse säästmiseni!